aga mis see on, mis tegelikult sind starti toob? Ma arvan, et sõbrad. Jah, ei, ilma nagu üldse haipimata, kui ma läbi ka sõitsin, siis nagu tuleb selline tunne peale, et see on nagu see õige maraton. No eks see enda proovile panek ikkagi ja puude vahelt läbimahtumine kuidagi kohati, et hea nauding annab, see ongi põhiline. No liha tuleb toores hoida. Nende tõusude ja laskumiste ja singlite ja sellise ägeda raja tõttu ongi võib-olla selline kõige paremini välja näitav nende sõitja tugevast välja näitav maraton ja sellepärast see, ma paneks ikka top 3 Eestis kindlasti selle maratoni. Ma arvan, et see maastik on siin huvitav, et ei ole ainult kihutamine, vaid et kõik, kellele meeldib ikkagi siin natukene ennast proovile panna, et siin on seda hea teha. 7 aastat vahele jäänud, et mis siis starti tegelikult tagasi tõi, olgem ausad? Eks uus hingamine tuli jälle taas. Mis seal ikka? Jälle vaheldus natukene, mis seal ikka. Seltskond on kiht siin ja päris hea. Toomas Lepik, et 22. Rõuge rattamaraton on nüüd sinu võiduga edukalt lõpetatud, et kuidas oli? Päris väga kustumata mulje jälle. Et siin on ikka need mäed ja laskumised. Täna oli see, et natuke libe oli ka ja õnneks väga hullu ei olnud, et vihma täna ei sadanud. Muidugi raske on ka, et ega seda ei saa ka mainimata jätta, aga kindlasti suur tänu Ivarile ja kõigile, kes siin seda rada teevad ja märgistavad, et kindlasti selle aasta kõige kihvtim maratoni rada. Midagi ma endast leidsin ja lõpus, ma ei teagi, palju see vahe lõpuks tuli, aga lõpuks jälle oli hea tunne, et finišeerida, et sai oma pingutus ära antud. Läks. Kuidas siis finišis olla on? Väga hea, parem kui rajal olles. Pärast selline mudaralli oli kohati, aga ei väga mõnus. No nagu ikka, finišisse jõuda on maailma parim tunne. Mõned kohad olid mudased, aga enamus oli ju kiire. No mitte enamus, aga oli ka selliseid metsa nikerdamisi. Loomulikult aplaus ja fotod võitjatest ja võitjatele.